see kogu päris kultuuri, mis selles Bueno, gracias por venir al evento. Me siento muy feliz en Estonia, la primera vez. Yo no sé si también es la primera vez que un argentino está en Rapla. Hea meel on olla siin ja olla Eestis esimest korda. Et argentiinlane Raplas, et äkki see on esimene argentiinlane, kes on Raplasse jõudnud. La pintura grande que está aquí atrás, que es una planta mítica de América Latina o de México, más que nada porque fue utilizada por los indios aztecas para invocar a los dioses, porque la flor es, con las semillas de la flor hacen el LSD o LSA, que es lo mismo, y produce y me he inspirado bueno, quise hacer un homenaje a los indios. Y también porque donde yo vivía había muchas plantas como esas, en Argentina. Et see suurtöö, mis siin tagaseinas on, et see on siis ühest taimest, mida Eestis me ka tunneme põhimõtteliselt. Eesti keeles selle nimi on kassitapp, aga hispaania keeles selle nimi on hommikusara. Väike erinevus. Ja see taim oli või on Ameerikas mitmetel
põlisrahvastel ja eriti atsteekidel Mehhikos. See oli selline nagu püha taim, et selle seemned, mis sisaldavad LSD-d, neid siis kasutati ohverdusena jumalatele. Ja et see maal on siis osati sündinud sellest seosest ja pluss see, et see paik, kus ta algselt pärit Argentiinas, et seal ka seesama taim kasvab, aga üldse, et see paik on selline väga roheline ja et siin nagu palju on sellist taimi ja loodust. Tal oli lihtsalt nii keeruline küsimus, et sinna annab vastata, see on väga filosoofiline küsimus. Näiteks Ei, no ta ütleb, et no näiteks võtame need pildid seal, mis on puidu peal. no, See puit ise, see materjal, see juba kõneleb midagi. Et kunstnikuna sa saad seda kuulata, aga ega seda materjali ei saa teha nagu inimeseks, inimlikustada. Et selles mõttes võib öelda, et kunst kasutab erinevaid neid materjale. Seal on puit, siis on värv või siis on mingi lõuend, et need on nagu erinevad sõnad võib-olla. no, tähendab. Aga näiteks, te minu küsimusest saite aru, tegelikult kuulame teid kogu aeg. Ha ha ha.